Ты говоришь, шкалавон надо орать, если рыба есть. Рыба везде есть. И пусть все бегут туда, а там рыбы-то и нет на самом деле. Такая тактика. Рыба есть везде. Рыба есть везде. Ну, короче, ты орешь, пугаешь, ее больше там не становится, она уплывает, все туда идут, и мы ловим рыбу в других местах. Не, нормальная тактика, в принципе. Он уже за багром пошли, как тут пролещал, слышно.
praegu on ilm parajalt külm ja jää on hästi paks. Et kui sisse kukub, et siis saad mingi toetuspinna endale ja saad enda jõudu kasutada, et välja tulla. Aga kui selline vahedav ilm on, kui alles hakkab jää tekkima, et siis on see olukord palju raskem, et lihtsalt jää murdub eest ära ja sa ei saagi jää peale. Ja hästi palju energiat kulub külmas veel. Selle ülikonnaga paistab see kõik väga lihtne, aga ega ta ongi selle ülikonnaga lihtne, aga kui teil tänane see kalamehe varustus siin seljas on, et esimesed asjad juba näiteks ongi, kui selline asi juhtub, et kukutab läbi jää, siis no, olev kui kõva vees ja hästi siin kannab vees olla seal külmaga. Esimene asi, mida teha siis, et mida mina soovitaksin, et suured saapad jalast ära saada. Sinna koguneb, kui see kogu vesi, see hakkab siin allapoole linnama. Suvisel ajal on veel see ka, et see kalameestel need pikad saapad, mis lähevad siiani, et see kui vee sisse tõmbab, siis tollega ei tulegi välja. Siis teine oluline asi, et mis kõik mõtlevad, kui liigutada hästi kiiresti ennast ja enne teha, siis et mul on soojal tegelikult ei elema. Tegelikult on siin just mõistlik olla paigal, seda energiat vähem kulutada. Ja oluline asi veel, et jumala eest, et vältida seda, et siia jää alla satub. Sest seda auku siin uuesti üles leida on hiljem päris keeruline, kui üldse leiab. Täna on jah suurem auk, aga see kuskil jõe peal jah, et noh, seal on vool ka, et ta pinnab nüüd kohe sinna alla. Kõige tähtsam on siis rahulikuks jääda. Proovime nüüd siis naasklitega välja tulekul ära. Naastrid kindlasti kaasas ja on neist hästi palju abi antud olukorras. Oli rohkem abi, jah? Loomulikult. Jah. Et on kindlam tunne. Teinekord, varustus on olemas ja see hoiab natukene nagu vee peal ka, et on lihtsam välja tulla. Aga kui sisse kukute tavariiet, siis tõmbab kohe riided vett täis ja muutute päris palju raskemaks ja siis ei ole seda käte haakumust enam selle libeda jää või lume peal. Kas keegi on sisse kukkunud ka või? Läbi jää vajunud või? Kuidas sa välja sai? On nii ligi talle, me tuleme väikse jala. Siis see lausa ei kasuta. Ainuke kevadel, sest kevadel on see jää on selline, mis ei kanna alt. Siis on juba päästjatelgi tegemist, et jõuda kannatama. Давай. Kedagi auhinnatakse juba või? Peame kuidagi. Aga jah, tule siia. Tule siia. Teine koht Konstantin Mostjuk. Kolmas koht Martin Arm. Давай. Vaiste esimene koht Erli ja Albert.
koht Piimiliias. Noortes esimene koht Serena Sarapuu. Teine koht Kevert Meite. Kolmas on Tauri Täht. Esimene koht Pro Team TV meeskond. Saab anda kõigile. Kolm-neli või? Aga ära nüüd laud võrra. Mul on väikest efekti kui seda peale. No 2 tükki deleti koome. Kõige parem efekti. Kas see on kõik? No sul äkki jah. Nii, teeme grupi pildi ka. Nii. Ma tulen jah. Karu väike. Hästi, vaatame lähemalt ka. Need on naistele 3. koht. Hästi. Kõik mitte. Liiga kerge oli. Väga nõrga. Вот столько рыбы за соревнования все вместе поймали. Ну что, Мартин, доволен соревнованием? Да, хорошо. Что, расскажи, какое место взяли вообще, что, как произошло? Взял 3-е, взяли 1-й. Команда 1-я, Pro Team 1-я.